Kõigepealt alusta sellega, et tilgutab puhast vett oma vesivärvidele, et natukene neid niimoodi ellu äratada justkui, et nad ei oleks liiga kuivad. Esimene ülesanne on märjale tehnikas, see tähendab, et võtta hästi vesiselt värvi, hästi vesiselt niimoodi, et ujutadki natuke vesist värvi niimoodi üksteise sisse, seal erinevaid toone võid proovida. Aga ära kindlasti sega neid pintsliga üleni segamini, las nad ise toimetavad seal natukene, et nad ei muutuks liialt poriseks. Ja see ongi esimene ruut, et seda me rohkem enam edasi ei tee. Nii kui ta tuleb siin, seguneb, nii nagu ise märjad värvid seguneda tahavad, nii las ta toimetabki iseenesest siin. Kui kõik ruudud on tehtud ja kuivanud, siis kirjutame pärast sisse ka, mis asjad need olid, mis ülesanded need olid, mis tehnikad. Nii, las ta jääb segunema siia ise ja kuivama. Teine ruut algab samamoodi, aga teist ruutu teeme hiljem edasi, siis kui see on ära kuivanud. Teise ruudu jaoks võtame samuti hästi vesiselt värvi. Missuguseid värvitoone kasutad, see on sinu enda asi, sinu enda otsustada. Ja las ta seal siis ise jälle toimetab vesisena, nii et kui ta on ühel hetkel meil siis ära kuivanud, me saaksime siia peale teha. See on siis selline kuivem tehnika, siis kui taust on juba ära kuivanud, nii et sellisele värvilisele taustale teeme siis edasi. Ja las ta jääb rahulikult siia omaette kuivama. Ja samal ajal teeme teisi edasi. Senised 2 ruutu praegu olid hästi niiskelt märjalt tehtud, siis 3. teeme pintsliga nii, et oleks võimalikult see pintsel kuiv. Selleks kas näppude vahel pigista vesi välja, et sa näed, et see pintsel jäi niisuguseks nagu näppude vahel pigistamisest lapikuks. Ja seda on parem teha natuke suurema pintsliga, mitte liiga väikesega. Ja nüüd võtta ka jällegi värvi, mis ei oleks liiga vesine, et eesmärk ongi, et see pintsli need kuivad karvakesed püsiksidki niimoodi võimalikult kuivad, aga natukene värvi, natukene ainult. Ja tõmbame nüüd selliseid värvijutte sinna nii, et see valge paber võiks julgelt läbi paista. Et pea meeles, et akvarell püsib värske ainult siis, kui sa seda liialt ei nühi. Nii et võtad vahepeal jälle värvi juurde, et me näeme, et kui ta väga-väga kuivaks saab, siis ta muidugi ei jäta üldse jälge, et natuke peab seal värvi olema, aga õige natukene. Ja võid proovida ühtepidi ja teistpidi teist värvi teha. Ja siis see ongi selline kuivalt tehnika ehk justkui villane, ütleme selle kohta selline natuke riide või kanga või tekstiili moodi. Paistab valge paber läbi. Akvarell tehnikas üldse ei peagi kartma, et valge paber läbi näha jääb. Akvarell tehnika püsibki värske just siis, kui teda mitte liialt üle nühkida ja lasta selliseid värskeid valgeid kohakesi läbi paista. Selline kuiv tehnika vahele siis. No nii, nüüd on 3 ruutu praegu tehtud. Lähme 4. juurde. 4. on nii, et ta on jällegi vesine, aga teeme seda selliselt, et paneme 2 tooni, ise vali 2 erinevat tooni ja maali need 2 tooni värvilaigud paberile nii, et nad esialgu teineteisest oleksid eraldi. Näiteks mina valisin oranži või kollase ja maalin hästi vesiselt, aga see vesised laigud ei tohi enne ära kuivada, muidu ei hakka tööle.
meil on eesmärk lasta puhta veega abil iseenesest nendel värvidel seguneda. Ja nüüd jälgi, et see vesi ei oleks ka liiga porine. Nüüd tilgutan või panen pintsliga seda vett sinna vahele ja õige natukene puudutan lihtsalt pintsliga seda kohta, mis on veel värv kuivamata ja lasen iseenesest seguneda jällegi. Ja liialt ei nühi neid jällegi, liialt ei nühi. Proovin veel vaatan, mis siis kui ainult lasta sellist ühte värviga sinna servadele iseenesest valguda. Selline puhta veega ja värvi sulatamine jällegi. Üks tehnika. 2 värvi pluss vesi. Kuidas ka ülearust vett ära saab, on nii, et pigistad jällegi pintsli kuivaks, võimalikult kuivaks, ja siis selle pintsli karvade sisse natukene lased vett imada. Et iseenesest on hea, kui väga suuri lompe su töö peale ei jää. Aga nüüd liigume edasi. Seda saab nüüd vaadata siin see värvi äravõtmise tehnikat, mis on juba varem tehtud. On maalitud nii nagu alguses, märjalt. Ja enne kui ta täiesti ära lasta kuivada, on niiske, kuid võimalikult kuivaks pigistatud pintsliga muist värvi jällegi ära võetud. Aga see on selline natuke keerulisem tehnika ja see alati ei taha õnnestuda, nii et lasta siis ebaõnnestub, kui ta nii parasjagu tahab, nii et lasta siis jääb. Aga proovi läbi ikkagi, võib-olla õnnestub ka. Enne ei tea, kui ei ole proovinud. Maalime selle alusmaali nii nagu siis varem, hästi niiskelt. Ja enne kui ta päris ära lasta kuivada, seda on hea teha nii, et ei ole liiga suur pindala. Jällegi pigistame ülearuse vee välja. Ja nüüd võimalikult kuivaks tõmmatud pintsli abil tõmbame muist värvi pintsli sisse ära, aga pintsli peab kohe uuesti pesema ja uuesti kuivaks pigistama. Ja niimoodi paar korda võib sealt üle tõmmata, et see vesine värv võib jälle natuke tahta tagasi valguda, nii et võib proovida mõned korrad üle tõmmata seal. Ja võib selliseid jutte proovida veel teha. Ikka pintsel vahepeal puhtaks, kuivaks pigistada ja jälle uuesti proovida. Nii et katseta. Nüüd selle tehnika teeme taas sellise segatehnika ehk et teeme alusmaali, nagu need juba tuttavad märjalt märjale tehnikad, võib teha mitmevärviliselt ja jätame selle taaskord kuivama selleks, et tulla selle ülesande juurde tagasi. Segatehnika tähendab, et me kasutame midagi muud kui vesivärve siin hiljem. Laseme tal ära kuivada ja tuleme siia peale näiteks hoopis värvipliiatsitega. Nii et selline akvarell pluss värvipliiatsi segatehnika. Tee ta ära, nii et jällegi ei oleks liiga ära nühitud, püüa ikkagi värskus säilitada ja jätame selle rahulikult jälle kuivama.
Nüüd teeme triibutamise tehnikat. Triibutamise tehnikaks on jälle hea võtta vesiselt värvi, sest nüüd me tahame teha neid triipe üksteise kõrvale vesiselt ja lasta jällegi ise seguneda. Eesmärk on jällegi mitte liiga ära nühkida, et ei nühi seda pintslit seal mööda joont edasi-tagasi, kuni poriseks muutub või paber hoopiski katki, vaid vesiselt lasta iseenesest jälle värvil toimetada, nii nagu ta tahab. Kui ta on kuiv, siis ta enam väga ei segune, aga kui ta on märg, siis see värv natukene tahab seal laiali ujuda ja las ta iseenesest ujubki, nii nagu ta ise tahab. Nüüd selline märgade triipude sulatamise tehnika. Ja siis saamegi vaadata nüüd meeldetuletuseks värvusõpetust, et kuidas nüüd sinine ja kollane näiteks jällegi rohelise kokku tegid. Ja mis värvid seal veel võivad niimoodi kokku seguneda. Need triipude sulatamise tehnika. Jätame jällegi ise toimetama siin segunema. Peamine on jah mitte ise ära nühkida jälle pintsliga. Liialt poriseks või ühtlaseks. Las ta ise toimetab. Nüüd võtame veel ühe abivahendi kasutusele ja see on sool. Alusmaal peab nüüd kindlasti olema jälle hästi märg, sest et siis, kui märv on ära kuivanud, siis see sool enam ei toimi. Nii et tavaline köögis kasutatav toidu tegemise sool, eriti siuke jämedoteraline on parem natuke, siis kui maal on veel niiske, veel kuivamata, raputame sinna natukene soola peale. Soolal peab laskma samamoodi ise toimetada, nii et jällegi kui sool on pandud, et siis ei tohi teda pintsliga enam nühkima hakata, nii et muidu ta jälle läheb niisuguseks poriseks ja enam ei toimeta ise. Värskus kaob ära. Et las ta seal ise teeb. Nii et kui sool on juba pandud, siis pintsliga ära rohkem puutu. Et tavaline sool ja siis selle võibki sinna. Mitte liiga palju ei pea panema, natukene. Ei ole mõtet kuhjata. Ja kui juba see sool on oma töö ära teinud ja maal on kuivanud, siis tohib selle soola sealt näpuga maha niimoodi nühkida, et ta tuleb ära iseenesest ja jätab oma jäljed järgi. Et las ta jälle ise toimetab. Viimane ülesanne on värvi tilgutamine veele. Selleks on hea teha endal väike selline veepuhastus vahepeal, et panna see, asendada porine ja must värvine vesi puhta veega. Nii et ilus puhas vesi, pintselda, parem suure pintsliga, pintselda täitsa märjaks. Palun ära kalla, seda ei ole vaja. Aga et pintselda ilusasti märjaks ja võt nüüd lasta jällegi värvidel ise enesest seal toimetada. Las ujub ise laiali nii, nagu ta tahab. See on ka sellise uduse tehnika jaoks. Värvide sulatamine. Värvi tilgutamine veele, vesisele paberile. Nii et ta iseenesest jälle toimetab. Kui soovid, võid pintsliga natuke küll suunata, et kus võiks rohkem värvi olla, kus võiks see värvi seal aidata niimoodi erinevate toonide peale ka minna. Aga muidu las ta püsib värskena niimoodi, et jällegi ei nühi teda liialt. Tegelikult see liignise nühkimise vastu peaks olema terve töö, terve akvarelltehnika kasutamise juures. Las ta ise võimalikult palju toimetab, nii et see akvarelltehnika värskus püsibki just nii, et teda ei nühi üle. Pintslipesu vett vajadusel puhastada. Aga nüüd on meil lõpetamata see päris viimased mõned, mis on vahepeal siin alused ära kuivanud. Nüüd võtame lihtsalt pintslisesse sobivat värvi ja teeme sinna soovitud maalingud peale, et enam ei sulata värve, enam ei ujuta midagi seal üle
et laseme ise jällegi värvidel seal toimetada selle aluspinna peal üsnagi kuivalt. Võib teha jutte, võib teha mingeid kriipsarõngaid, mida soovid. Ja selle päris viimase jaoks on nüüd akvarell pluss värvipliiats, et siin kõige parem on lasta tal täielikult ära kuivada taustal, siis toimib kõige paremini. Ja võib sinna ka siis joonistada midagi sobivat peale, kas jutte või mingit taimi või mida vaja on. Mida kuivem paber on, seda paremini see värvipliiats sinna jääb. Ja need alumised 3, mis nüüd veel üle jäävad, need saad ise katsetada. Midagi muud või midagi sarnast, midagi siin juba tehtud on, aga näiteks teiste toonidega. Aga võib ka nii teha, et näiteks proovid lisaks värvipliiatsile, nagu see tehnika, mis praegu taustaks jookseb, teha hoopis näiteks vildikatega seda sama asja. Et teed taustamaali ära, lased ära kuivada, hoopis vildikatega joonistad sinna peale või hoopis mõne musta markeriga näiteks. Et mina siin mõned jutid tõmban ka vildikaga, aga sa võid täitsa eraldi ruudu selleks teha, kui sa soovid. Et selline segatehnikates ruudu võid veel katsetada teha ja võid veel mingeid muid asju proovida. Nii et 3 tükki jäävad selliseks sinu katsetuseks. Ja kui nüüd kõik on kuivanud, need sinu katsetused ka tehtud, siis ole hea, kirjuta juurde, mis tehnikad need nüüd ikkagi olid, mis siin läbi said proovitud. Et siin sa näed, hakkasime pihta märjalt märjale tehnika, siis tuli kuivalt värvilisele ja siis on ikkagi päris kuivalt, see 3 on päris kuivalt ehk et jutumärkides on villane. Seejärel tuli 2 värvi pluss vesi, siis on värvi äravõtmise tehnika, teise rea teine on akvarell pluss värvipliiats, siis tuleb sulatatud triibud, selliselt vesiselt tehtud. Siis meil oli selline töö, mis on soolaga tehtud. Ja et siis kui kuiv on, siis nühi näpuga need soolaterad maha soolaga. Seejärel tuli värvi tilgutamine veele või vesisele paberile täpsemalt öeldes. Ja viimased 3 ruutu on siis sinu vabad katsetused. Nii et jõudu tööle!